Tere, minu nimi on Toomas Tesing, olen põllumeeste ühistu Kivili Logistik. Räägin oma isiklikust kogemusest antud teemal, kuna olen selle protsessi algataja olnud ettevõttest. Kõigepealt aga paar sõna Kivilist. Kivili moodustati 2005. aastal 13 põllumehe poolt, kuid tänaseks on ta kasvanud 200 liikmeliseks ja selle aasta oodatav käive on 110 miljonit eurot. Kindlasti tahaks ära mainida, milliseid investeeringuid on Kivili teinud, et ta on investeerinud 23 miljonit 3 väga kaasaegse terminali ehitamiseks. Esimene ehitati Rakvere lähedale Roodeväljale, teine ehitati Tartumaale Rõngu ning paar aastat tagasi ehitati Mäo terminal. Mina asusin tööle Kivilisse 2012. aastal. Enne seda Kivilil logistikut ei olnud, kuid ettevõtte kasv kindlasti oli selleks vajalik, et logistik tööle võtta. Alustasin täiesti tavalise töövahenditega, väga palju aega läks telefonikõnedega, igasuguse informatsiooni jagamiseks ja paberitööks. Võiks öelda, et minu seljatagus seina oli kui parikad pappkastidest, kus olid pabersaateleed, et ajapikku mõistsin, et sellisel moel tegevusega edasi on raske jätkata, et muutub töö niivõrd palju ebaefektiivseks, et peab leidma mingisuguse lahenduse. Murranguline muutus toimus 2018. aastal, kui ma tutvustasin ühe iduettevõttel Veipiller oma plaani võtta kasutusele e-veoseleht ja koos sellega ka digitaliseerida kogu protsess. Esimeses arendusetapis tegime veebiplatvormil töötava programmi, kus talunik andis oma veosoovid või sisestas süsteemi üles. Need tekkisid otseselt Veipilleri või logistikute töölauale keskkonda, kes omakorda said reaalajas jagada autojuhtidele, kellel oli kohe selge, mida ta peab tegema, kuhu ta peab sõitma, kõik algandmed olid täpselt teada. Kui veokid jõudsid meie terminalidesse, siis laborantidel oli kohe selge pilt, et kellelt see koorem tuli ja mis seal koormas on. Esimesed etapi märksõnad ma olen siin välja toonud, et kahtlemata esimene aasta läks väga palju vaeva selle programmi tutvustamisele ning väljaõppele, aga siia alla olen toonud ka näited, mis käsitsi sisestamisel, millised probleemid tekkisid, et näiteks Margus Mäeotsa talu sisestati ja sai hoopis Maruusa Mürotsa talu ja Taari talus sai Taani talu, et sellist segadust tekitas omajagu. Teine arendustapp, siin jookseb videona see meil, et on märksõnad või tuumsõnad on numbrid vastus kaamerat ning kaalude liidestamine ja kaalude liidestamine sellisel moel, et kogu süsteem liidestatakse erinevad tarkvarasüsteemid kaaludega ja kõigi andmetega, mis selle veose lehe pealt jooksevad. Autojuhtidel on neil nüüd kaalumise puhul kõik näha oma kaalud, kõik andmed liiguvad nüüd edasi veose lehe pealt koos ka kaaluandmetega süsteemi ja sisestamisvigu enam ei eksisteerinud meil, et see viis selle töö palju efektiivsemaks ja täpsemaks. Teise arenguetapi märksõnnadeks siis saigi selline stabiilne ja täpne töö, kus enam inimlikke eksimusi ei tekkinud ja käsitsi sisestamine oli viidud põhimõtteliselt miinimumini. Kolmas arenguetapp, mis me tegime, et me kasvasime, palju vilja tuli sinna terminalide sisse ja me pidime leidma mooduse, kuidas hajutada koormust või teha töö veelgi efektiivsemaks. Siis selle kolmanda etapi puhul me hakkasime tegema niimoodi, et autod said laadida ööpäevaringselt ja tegelikult enam meil inimest siin juures enam ei olnudki. Nii nagu autokoorma öösel näiteks kuskil sadamas maha pani, tal tekkis automaatselt uus veoseleht ja ta sai jätkata oma tööd sellisel moel, et enam ei tekkinud mingit katkestust. Kolmanda arendusappi selline jätkuks oli see, et me saime juba määratleda ka ära kindlaid koguseid, mida kuhugi viia tuleb. Et siin jookseb video
vilja ekspordilaevadest, siin on antud meil mingi 30 000 tonnide laeva laadimine. Tegelikult sai nüüd niimoodi, et nendel autodel oli juba ette antud ka töö, nad said, see süsteem ise jälgis selle laeva laadimist ja siis, kui laeva kogus hakkas täis saama, siis lõpetas süsteem autodele automaatsete e-veoselehtede tegemise ja see on tegelikult selles suhtes väga oluline, et ei oleks ülelaadimist. Et kolmanda etapi märksõnad on siiski koormuse hajutamine nii teedel kui ka terminalides ja siis nii ajaliselt kui ka koguseliselt sai määratleda siis täpselt seda tegevust laadimisi. Kiirelt ka siin sellised lisevõimalused, et nüüd kõikide kaaluraportid jooksid igalt poolt ühele töölauale kokku ja olenemata sellest, kas olid Kevili terminalid või olid sadamate terminalid, olid kõik ühes kohas koos. Autojuhtidele ajatöö aruanded tekkisid ja lisaks tekkisid võimalus nii-öelda oma aruande malli järgi ainult võtta neid andmeid välja süsteemist, mida oli antud mingil kasutel vaja, nii-öelda personaalsed aruandemallid. Lähitulevikus tahame teha niimoodi, et kui koormaga auto liigub, siis on kõigil osapooltel näha tema teekond ja ka kilometraaž, kui palju see auto on läbi teinud, selleks on siis API kaudu liidestatakse erinevad süsteemid ja kindlasti käib ka uute partneritega süsteemide liidestamine, et praegusel hetkel liidestame oma süsteemi maailma suurima väetisetootja Yaraga, et ka nende kaubad liikuksid e-veose lehega. Digilahenduste eelised talunikule, mis ma välja toon, et on tegelikult siin on juba kirjas, aga oluline on see, et selle kogemuse, mis me oleme nagu läbi elanud, saavad teised talunikud kergesti võtta üle ja kasutada ka enda ettevõtte tootmises ja arendustes. Digieelised vedajatele, et see on, kui ainult autojuhi vaatevingilt vaadata, siis see on integreeritud navigeerimissüsteemiga, et ta saab otse minna siis laadimiskohta ja kahtlemata raportite esitamine ja väga oluline on oma analüüside tegemine. Siin on näha selline kerge lihtne graafid, et kus me alustasime 2019 aastal 2124 ja käesoleval aastal oleme peaaegu 19 000 e-veose lehte loonud. Ja lõpetuseks siis need minu mõtted, mis ma olen selle protsessi käigus nagu tunnetanud või läbi elanud ja peaksin ütlema, et me oleme hoidnud seda protsessi selles suhtes avatud ja lahtisena ja oleme julgustanud nii-öelda teisi partnerid ka seda omaks võtma, sest et iga arenduse puhul, mis me oleme teinud, ma olen nagu tajunud, et see hoiab, mida rohkem kasutajaid, seda paremini hoiab ta seda nagu programmi või seda rakendust nagu tervena ja elusana. Et selline kiire siis läbijooks nendest asjadest. Aga aitäh! Aitäh, Toomas, sulle! Meil on ka küsimus meie kuulajate seast. Kas ühistul tekib avaandmeid, mida jagada taaskasutamiseks, näiteks RIA poolt hallatavas andmete teabeväravas? Avaandmeid, seda ma ei oska nüüd kommenteerida, mida see täpselt selle mõeldakse avaandmed on. Ma ei oska sulle ka praegu siin täpsustada. Avaandmed, midagi, mida saaks siis kõigiga jagada, statistiliselt kasutada? Need on tegelikult, meil on tegelikult peaks olemas ja põhimõtteliselt jah, ma arvan, et on küll, sest et me neid andmeid oleme hoidnud avalikult, kui palju midagi me oleme teinud, kui palju midagi oleme kulutanud ja audiitorid on käinud ja see raamat, mis audiitoritelt on tulnud, see on tegelikult hästi avalik. Et seal on näha, kui palju on eksportitud vilja, mida on eksportitud, sest enamik kaubast, mis me kokku korjame, see läheb ikkagi Eestist eksportime välja. Ja siis on küsitud veel, kas ja kuidas EFTi määrus teid mõjutab. EFTi määrus on siis määrus, millega digi- või siis e-veose lehtede vastuvõtmine muutub kohustuslikuks. Meil on absoluutselt juba
meil on siis, kui me seda arendasime või kui mul see mõte tuli, et me pean midagi tegema, et efektiivsemaks saata ja digitaliseerida, siis me ei teadnud sellest määrusest veel mitte midagi. Nii-öelda, et me oleme selle protsessi läbi teinud ja need, kes alguses olid selle suhtes skeptilised, siis see oli üks argument, kuidas ma sain enda poole seda õpetada, oli see, et varem või hiljem see nii ehk naa tuleb. Et meil on see digitaalselt ta nii ehk naa jookseb ja need digitaalselt need e-veoselehed tegelikult on ka näha kõikidel osapooltel, kaasa arvatud politseile, et politsei näiteks, kui auto sõidab maantee peal, siis ta paneb ainult selle autonumbri sisse ja siis ta näeb juba ära, mis auto on, kellelt see koorem tulnud ja mis see koormas on, kas ta on tühi või täis või nii ja naa. Et see on tegelikult kõik nii-öelda juba digitaliseeritud ja nähtav. Ühesõnaga täielikud antud teema ja valdkonna eestvedajad. Mida sa ütleksid veel neile, kes ka veel täna ütlevad, et paberi peal on ikkagi kindlam ja siis ei ole seda interneti jama ja... Jah, mul on kui võib siia hästi koomilise situatsiooni rääkida, kus pabersaateleht on parem. Et üks talunik kaotas pabersaatele ära ja tuli välja, et see kaotus oli tingitud selles, et tema töömeesel oli kõhuhäda, ta jooksis WC-sse, taaras esimese ettejuhte pabersaateleht, kus osutus pabersaateleht, meie pabersaateleht ja siis oli tükk aega seda otsimist, et tänapäeval seda enam kasutada ei saaks. Selle tahvelarvutiga seda tõesti ei tee ja seda ei juhtu. Aga ei, tegelikult võetakse inimeste poolt, kõikide poolt, et isegi alates täiesti sellise maailmast kaugel olla inimese poolt väga meelsasti vastu, sest ta tegelikult kergendab oluliselt, on tööd kergendanud paljudel. Aitäh sulle. E-veose leht, ma arvan, järgmine Eesti suur edulugu. Aga aitäh sulle!